Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada aeglustavat hammasratta ülekannet. Hammasrattaid leiame me väga paljudes masinates. Pea kõik asjad, mis liiguvad, sisaldavad hammasrattaid, sest nendega on väga lihtne anda edasi jõudu, kuid ka seda jõudu muuta, kas siis kiirendada või muuta võimsamaks. Hammasrattad alluvad küllaltki kenasti mehaanika kuldreeglile. See tähendab, et kui võidad jõus, kaotad teepikkuses või ka vastupidi. Antud hetkel on meil siis vaja võita jõus. Seega on meie eesmärk kaotada teepikkuses, ehk siis me peame saama hammasrattad kuidagi aeglaselt ringi käima. Selle efekti demonstreerimiseks võtan laualt ühe väikese ning suure hammasratta, asetan need hambumusse kokku ning kui nüüd seda süsteemi liigutada, siis näeme, et väiksem hammasratas liigub märkimisväärselt kiiremini. See tähendab, et kui me veaksime ringi väikest hammasratast, siis suur hammasratas liiguks aeglaselt, kuid ka jõuliselt. Otse loomulikult on siin ka mingisugused kaod, kuid hetkel pole need kohe olulised. Kui hakata nüüd sellist ülekannet ehitama, siis lihtne oleks ju laduda see kogu laud hammasrattaid täis. Paneme need siia peale. Näiteks paneme siia samas äärde väikse hammasratta, siis suure hammasratta. Vahepeal võime siia panna ka mõne keskmise. Ning paneme siia külge ka postid, mis hammasrattaid oma vahel kinni hoiavad. Esmapilgul võib see hammasratta süsteem tunduda keeruline ja kuna siin on erineva suurusega hammasrattaid, siis võiks siin olla juba mingisugune jõumuutus. Kuid tegelikkuses on nii, et kui see hammasratas liigub edasi näiteks 10 hamba võrra, siis ka järgmine hammasratas liigub edasi 10 hamba võrra. Järgmine liigub 10 hamba võrra, muidugi nad liiguvad erinevat pidi, kuid lõppkokkuvõttes näiteks need 2 oranži hammasratast, mis on mõlemad sama suured, liiguvad ringi täpselt sama kiirusega. Ja seega antud süsteem ei anna meile mitte mingisugust võitu ei jõus ega teepikkuses, kuid me kaotame nende hammasrataste omavahelise hõõrdumise pealt. Järelikult sedasi teha ei saa. Palju kavalam on kasutada hammasrattaid niimoodi, nagu neid tarvitatakse näiteks auto käigukastis. Nimelt, hammasrattad tuleb panna omavahel kokku. Võtan selle demonstreerimiseks näiteks selle suure hammasratta ning panen siia külge vahetüki ning liidan siia otsa ühe väikese hammasratta. Need hammasrattad on nüüd omavahel pöördsuunas lukustatud, ehk siis kui üks hammasratas käib ringi, liigub sellega jäigalt kaasa ka teine hammasratas. Ja kui me nüüd ehitame nendele 2 erinevale tasandile erinevad ülekanded, siis saame me ka reaalse võidu, kas siis jõus või teepikkuses. Sellel demonstreerimiseks saan ehitada siia sellise katseseadme. Võll, mis vedama hakkab, on ette antud. Paneme siia ka seibi alla, et vähendada hõõrdumist. Ning võtame esimeseks hammasrattaks selle sinise väga suure hammasratta. Paneme ka siia seibi alla. Ning liidame selle pulgaga kinni. Nüüd oleme saanud olukorra, kus selle väikese hammasratta keeramisel liigub suur hammasratas ringi aeglaselt, kuid jõuliselt, aga see hammasratas, mis on siin nüüd väike, liigub ringi samamoodi aeglaselt, kuid jõuliselt. Nüüd saab siia otsa panna veel sellise hammasratta komplekti, mis tagab sellise olukorra, et kui me liigutame seda hammasratast palju, liigub esimene hammasratta komplekt veidi vähem. Antud hetkel siis, kuna nende diameetrite vahe on 1/5, on meil siin 5-kordne ülekandearv. Ning kui me teeme 5 pööret väikese hammasrattaga, siis sinine hammasratas teeb vaid 1 pöörde, kuid samamoodi teeb 1 pöördega see roheline hammasratas, mille läbimõõt on 2 ühikut. Ja see roheline hammasratas ajab omakorda ringi järgmist sinist hammasratast läbimõõduga 5 ja nende 2 läbimõõdu vahe on
2,5 ehk siis siit tekib meil omakorda veel 2,5 korda ülekanne. Ja hammasratas ülekannete juures on huvitav see, et need ülekanded korrutatakse omavahel. See tähendab, et kui esimese hammasrattapaari ülekandearv on 5 ning teise paari ülekandearv on 2,5, siis kogu selle süsteemi siiamaani ülekandearv on 12,5. Ning kui me võtame nüüd veel ühe sobiva hammasratta, asetame selle siia vahele, siis me seome omavahel kokku kõik need hammasrattad ning siit tekib siis ülekanne 5, 12,5 ning sellele lisandub veel hammasratta ülekanne kõige väiksemalt hammasrattalt keskmisele, mis on läbimõõduga 3 ehk siis korda 3 ja kogu selle süsteemi ülekandearv tervikuna on nüüd 1,37,5. Demonstreerin seda akutrelliga. Ma saan ajada seda otsa siin väga kiiresti ringi. Ja me näeme väga ilusti, et iga astmega toimub siin väga selge aeglustumine ning teades nüüd selle süsteemi eripärasid, tuleb see süsteem veel ära optimeerida. Selleks, et tõsta sellise mehhanismiga vintsi abil inimest, oli saatetingimustes vaja ülekannet suurusjärgus 1,10 kuni 1,20. Kui meil on selge, kuidas seda teha, on selle ülekande saavutamine lihtne, kuid oluline on just nimelt aru saada, kuidas sellist süsteemi ehitada. Ja täpselt nii lihtne ongi ehitada aeglustavat hammasrataste ülekannet.